Tervist ka minu poolt. Kellega veel ei ole tutvunud, siis mina olen Triin Kiss ja kaugseire projekti juht, aga nii nagu ka eile mainisin, siis väga suure osa enda ajast tegelikult muudan need kaugseire andmed siis eelkõige 3D-ks ja tegelen 3D andmetega. Ja kuigi selle sessiooni nimi oli 3D tööriistad ja võimalused, siis üldiselt ma neid käsitlesin juba eilsel plenaarisessioonil, just uuendusi eelkõige, ehk siis sellel sessioonil ma mõtlesin, et pigem näitan teile mõndasid näiteid ja lahendusi elust enesest, viidates ka nendele tööriistadele, mis siin viimase aasta jooksul oleme teinud ja mis võiks anda teile inspiratsiooni 3D vallas. Et näide sildade hoolduse ja kahjustuste seire kohta, siis näide näiteks TalTechi digikaksikust ja ka elektriliinide 3D modelleerimisest ja analüüsist, et kuidas siis oleks võimalik kaasata 3D erinevaid tööriistu. Esiteks siis sildade hooldusest. Selle töö puhul oli sisendiks meil drooni kaldfotod, maapealne laserskaneering ja maapealselt kaldfotod, mida on võimalik siis põhimõtteliselt meie kõigi telefonidega teha. Ja mida täpselt siis oli vaja lahendada, oli vaja lahendada ära probleem, et kuidas see oleks tark viis, kuidas seirata sildade kvaliteeti ja erinevaid kahjustusi, mis nendel sildadel on. Et teadagi on sildade ja üldse teede infrastruktuuri hooldus väga oluline, järjest rohkem on meil või järjest suurem on liiklusvoog ja keskmine Eesti silla vanus on 40 aastat juba ja kokku neid rajatisi on 1200 umbes, ehk siis seda massi on hästi palju ja potentsiaalselt, mida on vaja siin lähiaastatel seirata ja parandada, on väga palju. Ja nii Eestis kui ka Lätis ja Leedus, kus otsitakse ka võimalikult tarke viise, kuidas siis teostada järelevalvet. Ja üheks selliseks meetodiks olekski siis näiteks säästa kvalifitseeritud spetsialistide aega ja digitaliseerida hoopis need uurimisalad ära, ehk siis sillad ja luua siis andmebaas nendest nii, et ka edaspidi siis spetsialistid saaksid pigem töötada isegi kontoris ja välitöölised saaksid lihtsalt andmeid koguda. Ja uurisimegi, kuidas seda siis oleks võimalik teha ArcGIS-iga ja leidsime lahenduse, kasutades siis eeltoodud andmestikku ja quick capture'id näiteks andmekorjeks, lisaandmekorjeks meil siis droonilendudele ja maapealsele LiDAR-skännerile. Ja vaatamegi siis tulemusi. Hetkel see on siis ArcGIS Experience Builderi rakendus, kus on näha üks sildadest ja esmalt ongi siin lihtsalt mesh-mudel, võrkmudel, mis annab siis suurepärase ülevaate üldiselt selle silla olemusest. Siin on ka näha peenemaid detaile nagu äravoolu restid, siit tulevad ka välja suuremad kahjustused ja üldsegi inimesele, kes ei ole varem kokku puutunud, sellega ei ole koha peal käinud, on hea ülevaade selle silla kohta. Siis nii nagu eile mainisin, on tseeni vaates võimalik teha kiirelt nüüd erinevaid mõõdistusi ja nii ka selle tseeni puhul siis on võimalik seirata erinevaid mõõtkavasid. Ja kui sisse zoomida ühte kohta, vundamendinurka, me näeme juba mesh-mudelilt ka ära, et seal on mõningane defekt või koht, mis vajaks justkui seiret. Aga see oli, mesh-mudel üldiselt on lihtsalt selle suure pildi avardamiseks. Kui me tegeleme ikkagi nende vigastustega, siis need võivad olla ka väga väiksed ja sellepärast oligi vaja kaldfotosid, kas siis kaldaerofotod või siis näiteks sildade alt aerokaamera ju ei pildista, seega kohapealne töötaja saab enda telefoniga teha siis pilte ja neid pilte on võimalik siis Oriented Imagery vidinaga lisada siis siia Experience Builderisse niimoodi, et me saame meshi peale vajutades kiirelt otsida üles pildid, mis kõik seda kohta käsitlevad. Et meil on siin kõrvalaknas tekibki siis piltidest album,
mis kõik kajastavad seda defekti. Et see oleks siis üks viis, kuidas neid pilte saaks kontorist efektiivsemalt analüüsida. Aga siiski neid pilte oleks hästi palju, mida analüüsida ja sellega pärast katsetasime ka automatiseerimist. Ehk siis, et kui meil on juba pildid, et kuidas siis nendest piltidest välja tuua need potentsiaalsed kohad, et mitte ei hakata skännima igat sentimeetrit. Ja selleks kasutasime tekst SAM süvaõppemudelit, ehk siis üldist objektituvastuse algoritmi. SAM on siis Segment Anything model, millelt küsisimegi siis pragusid ja roostet nendelt erinevatelt mudelitelt, defineerides siis erinevad näiteks suurused ja et milline see kahjustus võiks olla ja tulemuseks ongi siis siin võrdlus, et milline see tulemuspilt siis võiks olla ja nüüd me oskame juba rohkem detailsemalt nii seda mesh-mudelit analüüsida kui ka siis seda originaalfotot, et kus kohas täpselt need spetsiifilisemad suured kahjustused on. Siis lisaks sellele, siin me näeme siis ära need kohad punktidena, kus tehti neid telefonipilte, eesmärgiga siis saada pilte ka näiteks silla alt. Nagu mainisin, siis lisaks tehti ka maapealne lidarpunktipilv, kus on võimalik veel spetsiifilisemalt analüüsida näiteks erinevaid pragusid või vigastusi. Hetkel oligi ühe tugisamba peal, oli silmnähtavalt kahjustus ja selle siis nii-öelda ruumala ja suurust saakski siis näiteks lidari pealt mõõta, aga siis ka näiteks meshi pealt siin rakenduses interaktiivselt mõõta. Siis loomulikult on võimalik teha ka ülevaadet siis tervest Eestist niimoodi, et see oli ainult üks konkreetne sild ja kui me oleme selle silla ära analüüsinud näiteks terve tiimiga kontoris, siis me saame sellele sillale siis näiteks atribuutide tabelisse kohe anda hinnangu, et mis oleks vaja näiteks parandada või kui pakiline on selle sillaga üldsegi tegeleda. Ja sellise töövooga siis meil võikski tekkida hea andmebaas, ülevaade, et kus on millised sillad ja seda kõigile, kes vaatavad seda andmebaasi ja rakendust, mitte ainult sellele inimesele, kes koha peal välitööd teeb ja kellel on hunnik siis tavalisi näiteks pilte ja raporteid, kus tihtipeale jääb ikkagi küsimuseks, et vundament küll, nurk küll, aga milline nendest vundamendi nurkadest, kui neid on 30. See on siis esimene näide. Kui te olete juba midagi sellist teinud, et kasutanud näiteks Oriente Dimitri kataloogi, siis lihtsalt väike meeldetuletus, et ühe uuendusena tegelikult liigutakse nüüd veelgi lihtsustatud töövoo juurde ja sellega on tulnud 2 uut tööriista, Create Oriente Dimitri dataset ja Add Images to Oriente Dimitri dataset. Et põhimõtteliselt need on 2 tööriista, mis hakkavad asendama seda Oriente Dimitri kataloogi, et veelgi kergemaks teha siis põhimõtteliselt sellise oriented image'i või kaldaerafotode toomise teie kaardi vaadetesse, nii et edaspidi teate, et tasub uurida ka neid uusi lahendusi. Siis teine lahendus või teine näide on TalTechi digikaksik, ehk siis kogusime koostöös 3DI-ga Hadesega erinevaid andmeid, mis võimaldaksid meil siis 3D modelleerida TalTechi keskkonda. Ja esmalt ongi siis jälle aluseks mesh-mudel, mis annab hea ülevaate meie uurimisalast. Üldiselt see ongi kõige kergem viis, kuidas digikaksikut üldsegist uuendada. Kui teil on olemas juba mesh-mudel ja kõigil meil on avaandmed Maa-ametist, siis tegelikult selle mesh-mudeli peale me saame panna Maa-ameti näiteks hoonete kontuurid, mille atribuutides on juba väga palju infot selle maja kohta, kaasa arvatud näiteks ka kaldaerafotode viited
siis selle 2 andmestikuga me saame juba väga palju infot enda kuulajaskonnale, vaatajaskonnale edastada. Ja kes ei ole kunagi seda teinud, siis kiire töövoog on siin, meil on Polygon, meil on üks mesh-mudel, see on ArcGIS Pros avatud ja tegelikult see ei olegi midagi muud, kui see polügooni kiht tuleb trapeerida siis selle mesh-mudeli peale. Hetkel see käib siis lihtsalt lohistades Polygon 2D sektorisse ja määrata, et see on siis maapinnal. Ja sellega trapeeritakse siis see mesh-mudel ära. Visuaalselt me saame teha selle nähtavaks, kui soovime, aga üldiselt, kui te siukseid linna digikaksikuid näete, siis need on tehtud läbipaistvaks. Ja kui me seda teeme, siis sisuliselt me tekitamegi sellele osale hoonest atribuudid juurde. Kui inimesed klikivad sinna, siis tegelikult nad näeksid näiteks Maa-ameti hoone kontuuri atribuute, klikivad teisele poole maja, nad ei näe mitte midagi. Ja täpselt seda tegime ka TalTechi puhul. Tegelikult TalTechi puhul ja näiteks kui meil on olemas 3D Maa-ameti 3D hooned, siis täpselt samamoodi me saame lisada sellele vaatele ka nähtamatutena siis Maa-ameti 3D hooned. Et mõlemad on võimalused, et kas siis ainult polügon või siis ainult see nähtamatu 3D hoone. Ja sellega me olemegi siis saavutanud atribuudid sellele hoonele. Aga kuna meil oli juba olemas see polügon, siis tihtipeale meilt küsitakse hoopis näiteks ühe hoone mudelit ja selleks ongi võimalik siis näiteks selle ühe polügoniga meshist välja lõigata üks hoone. Ja nii nagu eile tutvusime, me saame siis neid hooneid ka või neid eraldiseisvaid mudeleid ka eksportida siit kaardiaknast ja näiteks oma soovitud keskkonnas edasi kasutada. Et see võiks see kasutuskogemus nagu olla. Nii, aga andmestikuna meil oli ka punktipilv, mis siis üldiselt kaugelt tundub alati väga abstraktne, mida lähemale lähme, seda parem on kvaliteet ja näiteks Hadese puhul meil oli võimalik kuni 2 millimeetri vahe või detailsusega seda punktipilve saada, mis tähendab, et tegelikult selle punktipilve alusel me võime nii 3D modelleerida, analüüsida ja tehisintellekti kasutada, aga samas rakendada ka näiteks ehitusjärelevalves ja defektide tuvastamiseks. Ja nii seda siis väljaspool maja kui ka seespool, et selle juurde jõuame üsna kohe. Aga nüüd meil on üks hoone olemas väljastpoolt. Tegelikult digikaksiku puhul me tahaksime ikkagi ka sisse vaadata, seega lisasime ka BIM andmestiku, nagu näiteks tehnorajatised olid olulised ja siis ka üldiselt lihtsalt korruselisus ja erinevad ruumid ja atribuutika, mis seal ruumides on. Ja Experience Builderi rakenduses on võimalik siis näiteks BIM-mudeleid avastada ja filtreerida vastavalt korrustele ja uuendustena on võimalik ka erinevatel hoonetel erinevaid korruseid siis samaaegselt vaadata. Et see lisab ka siis siia rohkem tegureid, mida inimesed saavad avastada. Aga kui meil on juba BIM-mudel, siis me võimegi liikuda edasi ühte ruumi. Ja nagu mainisin, siis laserskaneerimist on võimalik teha ka siseruumides ja näiteks eriti kui eesmärgiks ongi näiteks ehituskvaliteedi talletamine või kontroll, siis me saame ka siseruumidest teha selle laserskaneeringu. Hetkel siin tegemist on liikuva objektiga, tahvliga, aga näeme, et BIM-mudeli puhul on ühes kohas, pärast on teises kohas lidarpunkti pilve alusel ja kõiki neid muudatusi või neid objekte me saame siis ka mõõta. Samuti ka nii nagu kaldaerofotod olid analüüsitavad seenivaatal, siis ka siseruumide 360 pildid on seiratavad. Niimoodi me saame selles siseruumi keskkonnas ringi käia
ja seirata erinevaid vaatenurki. Ja kes ei ole varem sellise lahendusega tutvunud, siis see punane nii-öelda vaateväli siis indikeeribki meile ära, et mis osa päriselt ruumist siis on selle pildi peal kajastatud. Siin on ka näha sellised rohelised täpid on siis need kohad, kus on pildistatud ruumi, nii 3D vaates kui 2D vaates ja pildi peal, ja selle 360 pildi peal me saame siis roheliste täppide peal liikuda nii ühest toast teise, kui ka ruumis ringi, nii nagu te teeksite seda Google Street View puhul. Ja kes ei ole harjunud näiteks 3D ruumis liikuma, siis tegelikult seda samat vaadet me saame aga vaadata 2D kaardi peal, samamoodi navigeerida ringi, näha, mis TalTechi põnevates ruumides siis peidetakse. Siin on ka näide, et 2D kaardiaknas samamoodi me näeme siis seda väljavaadet, et kuhu suunda ja ilmakaart ja kui kaugele siis näeb. Nii, aga selline veebirakendus oleks siis mõeldud eelkõige oma töötajatele ja inspekteerijatele, aga kui me tahame näiteks sellist lihtsustatud rakendust, mida võiks näiteks presenteerida enda foajees inimestele, kes külastavad, siis selleks soovitame siis kasutada Indoors Viewer äppi ja sisuliselt see on üsna sarnane, aga sellisel juhul on kogemus veidi lihtsustatud, aga samamoodi saavad inimesed siis 3D vaates ringi käia, neil on nii 3D vaates kui 2D vaates sinised täpikesed, kus nad võivad navigeerida ja endale sobivaid ruume siis avastada. Nii, see oli siis teine näide. Ja kolmas näide on siis elektriliinide 3D modelleerimine ja analüüs. Et üsna palju tegelikult kogutakse andmestiku erinevate koridoride kohta ja just elektriliinide kohta, näiteks punktipilve andmestikku. Ja sellisel juhul näiteks me saaksime punktipilvest lihtsalt genereerida elektriliine, ehk siis teha neist sidusad joonobjektid, mis talletavad nende realistliku kumeruse ja mitte seda ainult siis nii-öelda visuaali pärast, vaid tegelikult ikkagi selleks, et rakendada seda pärast enda analüüsideks ja eriti aktuaalne on siis erinevad vegetatsiooni analüüsid ja puhveranalüüsid, mis on elektriliinide ümber. Et sellise analüüsi saab teha täitsa terve Eesti kohta, meie tegime terve maakonna kohta ja tulemuseks ilma välitöötajateta me saame ära tuvastada terve maakonna peale, kus on näiteks vegetatsioon liialt kõrge, kust seda tuleb siis eemaldada ja täpselt sinna kohta me saame enda välitöölised ka saata. Et selline oleks siis 3D rakendamine niimoodi, et see ei ole lihtsalt visuaal, vaid eelkõige meie eesmärk ongi sellest teha analüüsi algandmestik. Nii, minu aeg on kahjuks lõppenud nüüd, aga koduseks tööks, kel huvi, siis kindlasti soovitan teile Zürichi digikaksikut avastada, et see on hea näide selle kohta, või see on hea näide, kust inspiratsiooni koguda, sellepärast, et see on tõesti selline linna 3D mudel, kus on rakendatud kõik võimalikud võimalused, mida ESRI pakub ja mida üldse võiks nagu ette kujutada, et mida võiks siis 3D-sse panna. Et siin me näeme juba kauguselt ära, et need samad meetodid, millest me ka rääkisime, drapeerimine, BIM-mudelite sissetoomine, eraldi 3D-objektid, mesh-mudel, et neid 3D andmeid, mida niimoodi kollektiivselt integreerida on täiesti lõputult ja kel huvi, siis Zürichi näide on selleks minu arust väga põnev, mida avastada. Aga, ma ei näidanudki teile seda. Aga... Me ei saanud arugi, et midagi puudu, oleks öelnud. Et...
aga see oli siis... ka pärast PDF-is muidugi ettekannetest võtta. Jah, et koduseks tööks siis saate uurida neid samu asju, et jah, aitäh!